Mina olen Nele, töötan Telias 9. aastat. Olen alustanud eraklienditeenindusest. Tänaseks päevaks olen jõudnud siis äriklienditeeninduse poole peale rohkem juba. Mina olen Maarja, töötan Telia klienditeeninduses müügikonsultantina juba pea 6 aastat. Mina olen Spert. Minu staaž on siin Telias tehnilise toena olnud juba ka peaaegu 6 aastat. Olen tegelenud erinevates osakondades tehnilise toega ja teen tegelikult tehniliselt väga erinevaid asju. Võtan igapäevaselt vastu kõnesid, tehnilisi kõnesid, võtan vastu kirju ja tegelen ka proaktiivse tööga ja helistan ka tihti välja kliendile ja ennetan tegelikult nii-öelda riket klientidele. Mina olen siis nii-öelda müügikõnede vastuvõtja rohkem, ehk et inimene pöördub meie poole mingi murega või soovib teenusega liituda, et Telia teenused siis kõige põhilisemad, mis meil on, kodu internet, telepilt, on seal vaja kliendil näiteks mobiilset teenust, lihtsalt kõnesid, mobiilset internetti, et selliste erinevate teemadega inimesed pöörduvad meie poole ja mina siis vastavalt kuulan, mida klient vajab, leian lahendusi, mis oleksid optimaalsed ja parimad kliendi jaoks ja siis klient saab oma ostuotsuse teha, et kas ta soovib siis meie teenused valida. Vastan siis nii ärikliendi kõnesid, kui nad pöörduvad oma teenuste osas, oma seadmete osas, siis ka selliste teenuste puhul, mida neil veel ei ole, aga mida nad sooviksid tellida. Siis näiteks, kui nad soovivad kolida, tihtipeale nad ei jõua helistada, siis nad kirjutavad vastavalt siis vajadusele. Ma siis vastan neile ka kas kirjaga, eelistan pigem helistada neile tagasi, et pakun siis tuge teenuste kasutamise osas ja ka vähesel määral ikkagi seadmete kasutamise osas. Põhitöökohad on siis Tallinn, Pärnu ja Tartu. Samuti võimalusel saab iga konsultant, kes neid kõnesid vastab, seda tööd teha ka kodus. Et seal ei ole mingisuguseid ettekirjutisi meil selle kohta, kui palju võib kodus teha tööd või kui palju võib kontoris teha tööd, et see on igaühe oma otsustada. Kodukontor on kindlasti see asi, mis on võimalik, saame oma arvutid kaasa võtta, koduses internetis saad vabalt sisse logitud oma tööasjadesse ja oma tööd siis seal tegelikult ka jätkata. Ei pea olema kogu aeg kontoris. Olen kodukontoris olnud, täitsa mugav ja teinekord ongi see, et ei saa ju kogu aeg ühe asukoha peal olla, et ongi vaja kuskil teises Eesti otsas olla tegelikult samal päeval, et aga tööpäev on näiteks ongi lühike tööpäev, aga pärast tööpäeva tuleb mingi üritus, kus sul on vaja kindlasti kohal olla. Et siis ongi hea, võtad läpaka kaasa, teed oma töö ära ja jätkad päeva. Reaalne tunnetuslik asi on tegelikult aga see, et tiimis on seda tööd parem teha. Tihti tekib küsimusi, millele sa kodus lihtsalt vastust ei leia, et siis taustajõud on väga olulised. Tiimi tunnetus peaks olema, sest et on ju need tiimi nii-öelda üritused, koosolekud ja tegelikult me peame ühte jalga astuma ikkagi. Ühte moodi tegema selles mõttes jah, ütleme, nagu ma ennem ka rääkisin sellest, et kui keegi teine konsultant on juba kliendiga tegelenud, et meil see info oma vahel ilusti liiguks, see on ikkagi kokkuvõttes tiimitöö, et ma saan nagu jätkata samast kohast, kus me olime. Kasutame küll siis ühist andmebaasi klientide osas, kui meil tekib siis vajadus või keeruline olukord, mida ise ei suuda lahendada, siis me kindlasti saame omavahel neid kliente vahetada, neid kliendi muresid vahetada, saame suunata need omavahel edasi. Tihedalt on koolitusi ja need on põhiliselt ettevõttesisesed, oma inimesed koolitavad oma teenustest ja oma toodetest, oma seadmetest. Meil on olemas ka näiteks varjutamised, me saame erinevaid osakondi varjutada. See läheb ka koolitus alla väga hästi, sa õpid tundma, kuidas teine oma tööd teeb, et meie omavaheline koostöö ehk siis tiimitöö jälle sujuks täpselt, et meil on selgem pilt, et jah,
koolitustega. Meil on olemas suur list, kus me saame käia ennast täiendamas, ei ole mingit probleemi. Et koolitustele saadetakse ka, kui on vajalik mingi uuendustega seoses ja kui sa tahad ise midagi teada rohkem. Töös kindlasti aitab tohutult tahe aidata. See on kõige suurem abi üldse töö juures ja muidugi huvi, igasugune huvi, kuidas midagi ikkagi töötab. Tööle võetaksegi inimesi, kes tegelikult valdavad kõike 3 keelt kindlasti, inglise, eesti ja vene. Kui tuleb kasuks, tulevad ka igasugused muud keeled, soome keel näiteks, mis käib läbi, aga üldjuhul saab sellega ka inglise keelega hakkama. Eelteadmine või et kui inimene kasutab näiteks kodus Telia teenuseid, et vähemalt midagigi oleks teada ja ütleme just see klienditeeninduse pool, et ikkagi selline suhtlusoskus oleks olemas, et päris vait nagu ei saa olla siin. Eelõppida ei saa, sest et kõike seda, mis meil siin sees on, et neid teemasid on lihtsalt nii palju erinevaid, et sa peadki selle nagu töö käigus selgeks saama endale. Mis mind väga aitas, olidki need erinevad psühholoogiaainet tegelikult, sest et need kliendi puhul on hea kasutada, sest et oskad nagu kuulata klienti või sellised oskused tulevad kindlasti seal juures kasuks. Graafikutega töö siis erinevalt muidugi, kõik oleneb segmendist või sellest osakonnast. Meie osakonnas on siis graafikute alusel on kas hommikust nii-öelda siis kella 5-ni, poole 6-ni, kuidas kellelgi on, ja siis õhtust vahetust ka kuni kella 9-ni, siis ütleme tuleb lõunast alles kohale. On ka lühemaid aegu veel, mõni tuleb seal, ma ei tea, kell 4 näiteks tööle ja on 9-ni, mõni on kella 8-st 2-ni, mis iganes sellised ajavahemikud on. No kuna töögraafik on paindlik, siis ongi see, et ka kooli kõrvalt on tegelikult võimalus ka poole kohaga, veerand või 3/4 kohaga tegelikult tööl käia. Ja mõni töötab ka mitme koha peal, ma tean, et tuleb ühest tööpostist ja tuleb õhtuks siia. Et paindlik graafik on selles mõttes, et valikuid on ja kõik oleneb ka muidugi osakonnast. Müügiosakonnas, mis mulle väga meeldib, on see, et ma saan tegelikult etteulatuvalt määrata mingid konkreetsed päevad, et näiteks ma tahan, et mul sellel päeval on kella 2-ni tööpäev ja ma tegelikult saan ka selle, või et mul on mingi konkreetne päev, et millal ma kindlasti ei saa tööl olla, ma saan selle küsida juba etteulatuvalt vabaks. Ja mis on veel hästi positiivne on see, et juhul kui tervis vahepeal natukene tahab alt öelda ära, on meil olemas sellised erilised, erakorralised päevad võimalikud võtta, et annangi märku siis enda juhile, et mul on enesetunne veidi kehvem ja ma saan võtta nii-öelda sellest 5 päevast päeva, mis ka tasustatakse tegelikult. Mina olen Telias kindlasti seepärast, et see töö on lihtsalt niivõrd põnev ja mul ei teki kunagi igavuse tunnet, et mul ei ole midagi teha, ma olen kogu aeg rakenduses ja mulle meeldib olla kogu aeg rakenduses.